Head tallinlased, minu nimi on Joel Jesse, olen transpordivaldkonna abilinnapea ja teen teile väikse ülevaate käesoleva nädala olulisematest tegevustest. Nädala alguses tegime kokkuvõtte eelneva aasta ühistranspordi statistika osas, kus eelneval aastal oli sõitjate arv Tallinnas ja meie ühistranspordis 123 miljonit, mis teeb tegelikult igapäevaseks keskmiseks üle 300 000 reisija. See on aukartust äratavalt suur number ja äärmiselt oluline on pakkuda meie klientidele kvaliteetset, usaldusväärset teenust. Ja loomulikult selle raames peab olema tagatud ka liiklusohutus nii kaasliiklejatele kui reisijatele. Ja kui vaadata veel ööbusside statistikat võrreldes 2024. aastaga, siis seal on reisijate arv kasvanud kolmandiku võrra. Meil on 6 ööbussiliini, et inimesed, tallinlased on võtnud need väga hästi kasutusele vastu, et jõuda siis kas õhtul vaba aega veetmast, tulles koju, või tuleb siis keegi õhtul töölt või hilisööl töölt ja jõuab siis oma kodule lähemale, ilma et ta peaks selleks siis taksot võtma. Lisaks oli meil kohtumine käesoleval nädalal ka Eesti firmaga Bolt, kes pakub erinevates linnades, sealhulgas ka Tallinnas, erinevaid teenuseid, alates siis sõidu jagamisest, lühiajalisest autorendist, loomulikult kõigi jaoks teada-tuntud kergliikurite rendist kuni siis kullerteenusteni välja. Kohtumisel käsitlesime loomulikult erinevaid aspekte. Alguses nad tutvustasid oma teenuse põhimõtteid, tuleviku suundumisi, aga meie enda poolt tõime välja loomulikult liiklusohutusalased aspektid, et kuidas ikkagi seda parkimist paremini korraldada, kuidas reguleerida turvalisuse küsimusi, sealhulgas üksteisega liikluses arvestamine. Ja loomulikult tõstatasime ka teema, et võib-olla peaks ka Eestis olema kergliikurite kasutamisel kiivri kandmise kohustus. Et kui peaks midagi juhtuma, et siis ikkagi inimene, kes sellega liikleb, oleks paremini kaitstud võimalike õnnetuste raames. Aga siinkohal küsin teie käest, et mis teie arvate, et kas oleks põhjendatud kiivri kandmise kohustus kergliikurite kasutamisel, et hea oleks, kui te kirjutaksite oma mõtted kommentaariumisse. Aga lisaks ma tooksin veel ühe aspekti välja, mis me kohtumisel ka üles tõstatasin, on see, et lühiajaliste sõidukite rendi juures on tegelikult see temaatika, et mõnikord neid rendiautosid jäetakse ka korteriühistute juures parkimiskohtadele, mis on siis tegelikult korteriühistu personaalsed parkimiskohad. Et seda on ka korteriühistute poole pealt välja toodud, et kuhu sellisel juhul korteriühistu pöörduma peaks, kui see lühirendisõiduk on pargitud siis kellegi personaalsele parkimiskohale. Et siinkohal toodi välja, et saab kasutada selleks Bolt äppi, kus sa lähed sinna kliendi toe suhtluskanalisse, aga palusin ka enda poolt, et ka nende kodulehe peal oleks selgemini leitav või lihtsamalt leitav siis need vajalikud lingid, et kuhu saaks klient saata oma sõnumi, et millise kinnistu juures, milline korteriühistu, kus on see murekoht et vajadusel siis paremini reguleerida, et kas seal siis saab parkida või seal ei saa parkida lühiajalist rendisõidukit. Ühtlasi on igapäevaselt töölaual ka liinivõrgu temaatika, kus koostöös Tallinna Transpordiameti kolleegidega töötatakse liinivõrgu kallal. Sealhulgas oleme kaasanud ka linnaosa vanemaid, et töötada välja esmased mõtted, mida siis saaksime juba koos kogukondadega arutada, et saada veel täiendavat tagasisidet, et läbi mille oleks võimalik muuta ühistranspordi liinivõrku veel paremaks ja arvestaks ka siis kogukondade ja piirkondade vajadustega ja tagasisidega. Lisaks sellele on erinevad kohtumised olnud ka LED-reklaamide temaatikas, kus tegelikult ka linna tasandil tuleb pöörata enam tähelepanu, et kui palju meil neid erinevaid LED-reklaame oleks sõiduteede, tänavate ääres, majaseintel, et see arvestaks linnaruumi vajadustega, see arvestaks liiklusohutusega ja loomulikult, mis kõige olulisem, et arvestaks ka linna elanikega, et kui õhtusel ajal meist keegi tegelikult ei soovi, et aknasse paistab, et siis tegelikult selles osas on vaja täpsemaid regulatsioone või tingimusi õigemini, et mille järgi siis neid reklaame paigutada, mis on need vilkumise intensiivsused, mis on need eredused, et me kõik tunneksime ennast linnaruumis hästi. Aga kohe-kohe on jõudmas kätte nädalavahetus, et esmalt soovin kõigile ilusat saabuvat nädalavahetust. Nagu näha, siis päike on juba väljas, aga mis loomulikult tähendab seda, et miinuskraadid saavad olema käesoleval nädalavahetusel vägagi kõrged.
et siin on lubanud -17, -20, aga kui soojalt riidesse, siis kindlasti tasub nautida seda ilusat lumist ilma, on ta siis Sütiste park metsas jalutades või kelgutades koos lastega või lauluväljaku mäel. Ilusat nädalavahetust teile!